kõige suurem kõneaine, ma lõpetan oma sissejuhatuse ära, siis saame minna detailidesse. Kaspar Laur, Tallinna Kalevi varumees. Enne kui me läheme siit edasi, ma ütlen, käed eemale Kaspar Laurist. Nii, jätkame. Väga hea, õige. Nõus. Täiega nõus. Täiesti nõus. Okei, las ta olla seal kaitsjana nimekirjas. Kaitsjana on ta nimekirjas selleks, et äkki poolakad lähevad natuke närvi ja hakkavad kumastama. Ei, selles mõttes, et ta on ju paberite järgi, on ta kaitse, sa paned ta kaitsjaks ja siis poolakad võtsid siukse kaitse ka, pikk mees, saame aru. Juna poolakad teevad ka oma eeltööd, näevad, kuidas teda on Kalev kasutanud. Aga ilmselgelt Kaspar Laur on koondises praegu, et ta ei ole ründaja. Ta on vahetusründaja. Kelle osas ma arvan ka nüüd Austrias Häberli vaatab, kas ta lõpuks tahab seda võimalust endale pingile 23 sekka. Tundub loogiline, et pigem tahab, et äkki teda mängu lõpus kasutada, kui asjaolud klapivad, kui olukord seda nõuab. See on selline just nimelt käik, mida olukorras, kui veel koondise jalgpalli mängiti 18-mehelise koosseisuga, kus sa andsid üles ja oli 3 vahetust. Käik, mida toona oli väga keeruline kasutada. Seda kasutati finaalturniiride puhul aeg-ajalt ja võeti sellise erilahendusena mõni mängija kaasa lootuses, et äkki mingi spetsiifilises olukorras on vaja. Ma arvan, et Kaspar Laur praegu on säärases olukorras, ta saab sellest, ma arvan, ise väga hästi aru. Ja siin mingisugune ma ei saa aru mingist pahameelest, mis selle üle on tekkinud. Vist on mingit pahameelt, on mingit segadust. Võtame seda asja nüüd kui jalgpallilise välkideena. Mina selgitaks selle ühe asja, et siin on osadele jääb pinuks silma, et ainult see 20 minutit Flora vastu, et selle pealt ta valiti, et ta ei olnud eelkutset saanud ja et siis on nüüd see teine asi, mida arutatakse, aga miks Häberli teda juba jaanuaris võtnud, et oleks saanud testida ja vaadata. Aga jaanuaris seda ei olnudki vaja, see ei olnudki plaan. Mille pealt tuleb Kaspar Lauri plaan praegu? Väga lihtne. Siis teate, mis juhtus veel tolles Flora Kalev mängus? Sergei Zenjov sai vigastada 14. minutil. Eesti koondise ründeliini kõige parem õhuvõitleja. Zenjov on põrkega, ta on õhus ülitugev. Kogenud. Vahet pole, aga ta on lihtsalt see õhumoment on see, mis kadus ära samal ajal, kui kadus ära ka kiirus. Ja Häberli, kes hindab, siis ütleme, vaatab mängijaid perspektiivist kiirus, ütleme siis jõud tugevus, et kui seal langeb sul ära õhu suutlikkus Zenjovi näol, see midagi ja natukene ka seda kiirust, siis sul selles olukorras on sul vaja, ma pean nüüd mingi uue plaani mõtlema, sest mul ei ole seda tavapärast käiku, mis oleks seal ees olemas, et kui mul on vaja pikemat viia, Serks võidab igal juhul need pallid, ta on selles väga hea, et kui sul nüüd see langes ära, siis sa mõtled, mul on vaja mingisugust uut käiku, äkki 2-0-4 vend on see vend, kes võiks seda mingisuguse asja pakkuda. Ja praegu on hästi palju on juttugi selles, et Häberli, et sa oled kogu aeg üles ehitanud oma seda süsteemi, sa oled juurutanud põhimõtted, ma saan sellest kõigest aru, aga kõik jutud, et avansse ei anta, eks ole, pikalt tuleb käia. Üks asi, millest me on vaja ka aru saada sellest, et eelmine aasta läks täiesti aia taha. Ehk siis need mehed, kellega on seda asja ehitatud, see eelmine aasta ebaõnnestus. Ja siis sa teedki mingisugused lükked, sest sul on üks mäng, sul on vaja päästa. Sa tood Lauri, sa tood hästi mänginud Ainsalu ja vaatad, kuidas minema hakkas. Siin on see ka, et me ei saa võrrelda Lauri rolli sellega, et kui sa mingit noort mängijat tood meeskonda või mingit muu positsiooni mängijat, ta on selgelt, ütleme, jokker. Spetsiifilise olukorras spetsiifiline lahendus. Ja spetsiifiline olukord, see on ka täpselt väga oluline. Seda ei saa võrrelda teiste mängudega.